Tere hea kuulaja! Kuidas ennast tervena hoida ja millele ning millal tähelepanu pöörata? Toon siis teieni astroloogia abi juuli tervise ja heaolu ülevaate. Tuletan ikka meelde, et astroloogia ei asenda arstidiagnoosi, vaid aitab meil mõista, kus probleem tegelikult alguse on saanud, mis aga annab meile võimaluse ennast ise abistada. Näiteks igapäevaharjumuste muutmise läbi. Järgnev info on mõeldud kasutamiseks vaid hariduslikel eesmärkidel ja enne kui hakata muutma oma toitumist, tarbima taimseid preparaate või muutma muid harjumusi, konsulteerige kindlasti ka spetsialistiga. Kogu kuu vältel on meil endiselt esil seedesüsteemi probleemid, milleks on siis peensool, maks, sapipõis, pankreas, 12 sõrmiksool, just siis põletikulisemad seisundid, sellised tüüpilised väljendusviisid ongi siis, kas tekivad haavandid, iiveldus, mõned muud maahäired ja soovitus on siin selline rahustavat, kergesti seeditavat toitu tarbida, näiteks puljongit, kaera, vältida kindlasti siis kuuma ja vürtsikat toitu ja sobilik taim on siin altee juur. Ja sisemist ärevust, hormonaalset tundlikkust on vaja siis tasakaalu seal säilitada. Tuleb jälgida ka vedeliku ainevahetust ja suhkru kõikumisi tuleb rohkem ette. Kui teil on oma sünnikaardil Marss näiteks jäära alguskraadides 1-4 kraadi, siis tuleks tervisele rohkem tähelepanu pöörata, eriti siis, kui teil on juba mingisuguseid sümptomeid, et rohkem on siin siis lihasjäikust, kaelas, lõualus, peavalusid, hambumise probleeme, lõualiigese pinget, esineb ka äkilisi vererõhu muutuseid, ka traumasid ja krooniliste probleemide esile tulemist on siis rohkem, eriti siis liigestega seoses ja sobivad siia hästi refleksoloogia, jalavannid, lümfiteraapia, massaaž, eriti siis kaela ja õlapiirkonnas. Ja kui teil on sünnikaardil lõunasõlm neitsi märgis alates 8 kraadi kuni 25 kraadi, siis tuleks võimalusel vältida kirurgilisi protseduure, kui need ei ole hädavajalikud. Teil võib siis esineda rohkem soolepõletikke või muid selliseid kroonilisi seedehäireid. Immuunsüsteem on nõrgem, autoimmuunseid seisundeid võib esineda, kõhunäärme ja maksafunktsioon ei toimi kenasti või siis on lihtsalt tundlik, näiteks siis insuliini tasakaalu küsimused on üleval, on vajadus toetada seedimist ja taastada siis soolestiku mikrobiomi. On hea alustada siis dieeti, soolepuhastust, maksa taastamist, kuid tuleks seda teha väga leebelt, mitte siis järsult. 2-4. juuli on rohkem emotsionaalset kurnatust, väsimust, üksindustunnet, esineb hormonaalseid tasakaalutusi rohkem, neerupealsete nõrkust, vedeliku peetust. Taimedest sobib siia kenasti kuldvits, vältige siis negatiivseid olukordi ja inimesi, püüdke olla meeldivas seltskonnas. Ja esineb ka rohkem peavalusid, üldse survet peas, kuklapingeid, migreeni, silmades pinget, kuivust või ka kipitustunnet, tasakaaluhäireid võib ka siin esineda ja esineb rohkem selliseid tõmbluseid, äkilisi lihaspasme, eriti siis kaelas ja näol, on rohkem rahutust, vaimset sellist hajevil olekut on rohkem ja aeg sobib tegelikult kergeks maksa ja neerupuhastuseks ja taimedes sobivad võilill, maarjauhakas, mustikas ja puhl. Ei tohiks liialdada toiduga, esineb ka rohkem turseid, sobib siis selline kergem dieet, vähem soola ja hästi seeditav toit. Südame ja vereringe häireid samuti esineb, taimedest sobivad siis bluebirvin ja naistepuna näiteks ei sobi ravimite võtmise alustamiseks, kui see ei ole hädavajalik. 5. juuli. Siit alates liigub meil Veenus kaksikutes, seega aitab siis rahustada närvisüsteemi. See on eriti hea siis nendele, kellel on rahutust, on närvilisust, on ärevust või on unetust, see lõõgastab veene, kapillaare, vähendab sellist pinget perifeerses vereringes, mõjub soojendavalt, teeb seda siis õrnasti, lõõgastavalt, mis parandab sellist mikrotsirkulatsiooni. Hea aeg alustada näiteks muusika või ka kunstiteraapiaga ja sobilikeks taimedeks on närvisüsteemi rahustavad
näiteks meliss, valdarjan, lamendel ja pärnahais, mis siis lõõgastab veresoonkonda ja tüümian ning salvei, aniis, mis toetavad siis nii kõnet kui ka hingamist. Küll aga, kui teil on juba probleeme venilaienditega, teil on madal vererõhk, kapillaaride haprus, ehk siis kergemini tekivad sinikad, on üldist väsimust, eriti jalgades, raskustunnet, on vereringe stagnatsiooni, eriti alakehas, näiteks käed-jalad on pidevalt külmas, siis te vajate siin selliseid taimi, mis tugevdavad veresooni ja parandavad seda toonust. Ja üks selline taim on kindlasti viirpuu, mis toniseerib veresooni, eriti siis just südame ümber. Hobukastan on hea selline veinide toonust tõstev, eriti siis veinilaiendite ja venoosse puudulikkuse korral. Marjauhakas toetab maksa kaudu siis üldist vereringet ja veresoonte puhtust ja puhastust. Hõlmikpuu parandab mikrotsirkulatsiooni ja veresoonte elastsust. Tuleb küll tarbida siis ettevaatlikult, kui te tarbite ka verevedeldajaid. Ja toonust aitab tõsta ja parandab ka vererõhu stabiilsust näiteks Siberi Shenzhen. Rhodiola tugevdab siis nõrganenud vereringet, eriti kui see on seotud stressi ja väsimusega. Ja tuleb sellisel juhul siis piirata just selliseid liiga lõõgastavaid taimi, nagu on valdarjan, meliss ja lavendel, kui teil on siis väga madal vererõhk ja tulevad kiiresti need sinikad, nagu me siin juba rääkisime, siis ei tohiks tarbida siin liiga palju lavendlit, melissi ja valdarjani, et see võib aidata siis seda seisundit hoopis süvendada. Tuleks vältida liiga tugevat kuuma sauna või vanni. See võib ka mõjuda siin pigem vastupidiselt ja muidugi liigne istumine, seismine ei sobi ka, vaid on hea jalutada, kergelt võimelda. Siis 7. juuli alates on kalduvus tõmblustele, äkiliste lihaspingetele, astma ägenemisele, käte või sõrmede tundlikkushäiretele, oleme rohkem tundlikud ka elektromagnetilistele mõjudele, ehk siis ekraanidele. Terviseprobleeme võib tekitada enam see, kui me olemegi telefonis, arvutis, meil on wifi magamistoas või me oleme siis nende pingivõrkude läheduses, ehk siis võib esineda sellist elektromagnetilist ülitundlikkust rohkem. Samas mõistus töötab kiiresti, võime kalduda ka rahutusse, haevil olekusse, ärevusse, on kalduvus läbipõlemisele just vaimse liigkoormuse tõttu ja võib päev tuua ka puusade, reite, istmiku närvi probleeme, kaela ja õla, pingeid on rohkem, suhkru ja võib-olla kohvi tahaksime rohkem tarbida. On hea aeg kergeks liikumiseks, jalutamiseks, venituseks, tantsimiseks, loovateks ja vaba vormiga tegelemiseks või tegevuseks. Kirjutamine, päevikupidamine sobib hästi, ideede visandamine sobib hästi ja vereringe ja maksa turgutamiseks sobilikud taimed on siin siis võilill, marjauhakas, sobib kerge paast. Siis 9. ja 10. juuli on rohkem esil meil kaela ja kukla lihas jäikust, jalgades raskustunnet, põlve ja liigesevalusid, hormonaalset tasakaalutust, on tsüklihäireid, rindede valulikkust, seedimisprobleeme, eriti rasvaste ja raskemate toitude tarbimisel. Ja taimedest närvisüsteemile sobib siin bluebirvin, kassinõeris, meliss ja hormonaalset tasakaalu aitab säilitada siis pulsatilla, sarsaprilla, maks ja sapp. Neile sobib siin võilill, marjauhakas, piparmünt, liigestele luudele sobib siin nõges, kask, raudrohi ja sobivad soojad jalavannid, kompressid põlvedele või kaelale, venitus, mitte siis selline väga jõuline trenn ja hea päev teha ka detox-kuuriga algust, aga mitte siis teha seda ekstreemselt. Ja vältima peaks siin rasvast rasket toitu, sest et sapipõis on tundlik, meditsiinilisi protseduure, näiteks hamba väljatõmbamist, liigesesüste, hormonaalraviga alustamist,
kui see vähegi on võimalik edasi natukene lükata, kuna keha ei pruugi siin reageerida ootuspäraselt. Siis 17. juuli. Päeva esimene pool sobib väga hästi diagnoosi saamiseks, eriti kui see põhineb infovahetusel, suhtlemisel, mõõtmisel, näiteks toitumisnõustamine, psühhoanalüüs, funktsionaalse meditsiini konsultatsioon sobib hästi, närvisüsteemi või ka hormonaalsete seisundite hindamine näiteks sobib hästi. Et tehke seda siis siin päeva esimeses pooles, päeva teine pool ei ole hea meditsiinilisteks protseduurideks, kuna taastumine võib võtta siin rohkem aega ja tulemus on oodatust erinev, siis 18. juuli. Võimalusel tuleks siin ka vältida meditsiinilisi protseduure, kuna võib olla vajadus protseduuri siis hiljem korrata ja ei sobi ka vaktsineerimine. Diagnoosid võivad olla siin segased, info liikumine on raskendatud ja lisaks on siin ka kaela-lõualuu pingeid, hääleväsimust, kilpnäärmetundlikkust, võimalik tursetunne kaelas või selline klombi tunne kurgus. Võib olla ka seedimishäireid, eriti kui toit on raske ja stressitase on kõrge, emotsionaalne surve, mis siis võib väljenduda kaelas või rinnus, tõmblused, kaelapiirkonnas, silmadel, kuumahood ja selline väga järsk väsimus võib siin esineda. 22. juuli, et siit alates järgneva kuu jooksul on rohkem südame- ja veresoonkonna teemasid esil, selline vereringe elavneb, pulss kiireneb, kui teil on südame või ka seljanõrkust, siis see on väga hea aeg, et neid toniseerida. Aga kui teil on juba liiasus, siis tuleks juba eelnevalt ennast ka ette valmistada ning ennetavalt tegutseda, sest et on suurenenud infarkti ja insuldi oht, kõrge vererõhk, aneurismid, tromboosid, ülekuumenemine, päiksepiste, kui te olete sellises piirkonnas, kus on päikest, ehk siis kuumarabandust võib siin esile tulla rohkem, siljavigastused ja surve on siin siis lülisambale ja esineb hüperaktiivsust. Seega, kui teil on juba kõrgenenud vererõhk ja on sellised liiasuse tunnused, siis selliseid sümptomeid esineb siin rohkem. Ja taimedest sellisel juhul sobiksid siin siis viirpuu, mis on südame vereringe tasakaalustaja, hibiskus on ka natukene jahutav, vererõhku alandav, et piparmünt, mis ka jahutab ja toetab vereringet, meliss, pärnois, roosivesi on selline pigem emotsionaalne rahustaja ja ka kuumuse vastu. Et vältida sellisel juhul liigset päikest ja kuumust, kui te satute olema sellises piirkonnas, eriti siis need, kellel on endal juba südameprobleeme, selline rahulik füüsiline aktiivsus sobib siia ujumine, jooga, mitte siis kuumas keskkonnas, magneesiumirikkad toidud sobivad siia, tuleks kindlasti piisavalt siis vedelikku tarbida ja tegelikult tuleks olla siin sellel päeval ka ettevaatlik ravimite tarbimisega, kuna keha on tundlikum, esineb rohkem ka allergiaid ja võib esineda ka hormonaalseid kõikumisi, näiteks menstruatsioonitsükli häireid, hormonaalset väsimust, siis eriti just kortisool ja östrogeen võib siis siin kõikuda. 24-25 juuli on suurem oht toksiinide sattumisele vereringesse, toidu, vere või siis keemiliste mürgituste kaudu, suurenenud risk ka ravimite üledoosiks, et tuleb olla siis ettevaatlik. Ei ole hea aeg meditsiinilisteks protseduurideks, kui see ei ole hädavajalik, sest et on suurem oht infektsioonidele läbi siis süstide või meditsiinilise holetuse. On suurenenud oht ka putuka hammustustele, millest tekib reaktsioon, ehk siis olge ettevaatlikud ka puukide suhtes. Ka kiirituse keemiaravi mõju on siin hästi tugev, ehk siis tuleks ka seda arvestada ja hormonaalraviga tuleks siin olla ka eriti ettevaatlik ja võimalusel mitte alustada. 27. juuli. Jällegi seedimine, soolestik, närvisüsteem, toitainete imendumisega seotud probleemid on esineb ülitundlikkus toidule, ravimitele, esineb siin nähtamatuid nii-öelda põletikke, immuunsüsteemi madalseis on tundlikkust kemikaalidele, kas või siis hallitusele või midagi sellist.
ja ei ole soovitatav alustada ravimite võtmisega, kui see ei ole siin hädavajalik. 29. juuli taaskord ei ole soovitatav alustada ravi või ravimitega, kui see ei ole hädavajalik. Sellised olid siis seisud meil juulikuus. Meie salvestused leiate tavapäraselt YouTube'ist, Spotify'st, Apple Podcast'ist. Postitame ka Instagrami, Facebooki ja meie postitused on saadaval ka meie kodulehel, milleks on astroloogiaabi.ee. Selleks, et uus info teieni kiirelt jõuaks, tellige meie kanalit, kui te seda veel teinud ei ole, ja kindlasti lülitage sisse ka kõik teavitused. Nii saate meie uutest postitustest samuti kiiresti teada. Veelgi parem, kui liitute meie kommuuniga YouTube'is. Sealt leiate ka täiendavaid meditsiiniastroloogia teemalisi salvestusi, mida me üldsusele ei avalda. Mina tänan teid kõiki ja püsige ikka tervena!